Tere hommikust. Praegu võib öelda tere hommikust. Teil ei ole veel 11. Kas siiamaani on olnud huvitav või alles jõudsite? Olete juba jõudnud ikka eestsõnaga ära kuulata ja kohvi võtta? Jaa. Siis tere hommikust, kes te olete? Alles saame tuttavaks. Ahah, väga meeldib. Täna hommikul siis meid on palutud siia rääkima monitooringust. Me ise väga tahtsime ja loodame, et see pakub ka teile seda, mida te olete oodanud. Kui teil on mingeid mõtteid, küsimusi või soove või muid ideid, siis palun julgelt välja käia. Et oleme ise ehk mõnele tuttavad, mõnele võib-olla mitte. Et mina olen siis Santa Monicast Hendrik Lätti. Olen Santa Monicas mingi hetke võtnud sükse tiitli nagu esimene NOC-manager. Ma arvasin, et see kuvab seda rolli ehk hästi. Ehk NOC siis, kes ei tea, Networks Operations Center, ehk siis võrguhalduskeskus võib eesti keeles tõlkida. Et me kasutame siin presentatsioonis päris palju ka ingliskeelseid sõnu, kui teile sobib, sest neid üritada tõlkida jõuga eesti keelde, siis tuleb see päris sükene värdsõna, ausalt öeldes, mõnikord välja. Kui me kasutame värdsõnu, siis palun vabandust, et eks me siin üritame teha parimat. Olen Santa Monicas ise olnud 8 aastat ja juba kuu vist isegi peale nüüd. Ja olen olnud selles rollis enam-vähem algusest saadik. Kui ma firmasse tulin, siis oli mina ja Erki, kes on seal, kes me siin nii familiaarselt temasse suhtusime. Ja tänaseks on siis NOC-is koos Soome meeskonnaga üle 20 inimese, 24 peaks olema praegu. Et oleme pisut kasvanud ja monitooringu teema oli üks esimene asi, mis ma siis ka ise pidin korda tegema. Ehk NOC-is kui sellises monitooring on väga-väga tähtis komponent. Et me isegi nimetame teda siis nii-öelda selleks 25. töötegijaks. Et ta on väga süükene mõnus mees, küsib natuke elektrit. Aga samas ta teeb nagu päris mitme inimese töö. Ehk ta pidevalt valvab ja on nagu sükene hea valvekoer, mis haugub siis, kui vaja on. Ja vale mehe, postimehe peale võib-olla ei haugu, vähemalt mitte alati. Ja vabal ajal siis tegelen võrkpalliga harrastustasemes ja olen väga kirglik kalamees. Et kui saaks ja oleks aega, siis muidugi harrastaks ka muid asju ja teeks seda kalapüüki rohkem kindlasti, aga paraku mitte. Ning minu väga kallis kolleeg on siis aitamas täna seda presentatsiooni läbi viia, et kui ma hakkan puterdama või mingit lolli juttu ajan, siis ta kähku korrigeerib mind tehniliselt. Et Kadri? Tere kõigile, mina olen siis Kadri Valkus ja mina olen olnud Santa Monicas natuke üle 7,5 aasta. Et tulin IT kolledžist 3. aasta poole pealt, alguses küll praktikale, aga asjad läksid nii, et sain jääda ja ise olen nii-öelda väga rahul. Kohe algusest peale hakkasin tegelema monitooringuga ja seetõttu olengi mina nüüd see Santa Monica monitooringu ekspert. Kuna tulin 3. aasta poole pealt, siis seetõttu jäi ka algul kool lõpetamata, sest töö oli oluliselt põnevam, aga nüüd on õnneks juba kool päris mitu aastat tagasi lõpetatud. Vabal ajal meeldib mängida golfi ja squashi. Samuti saab ka kolleegidega käidud iganädalaselt sulgpalli mängimas. Ja ma arvan, et see on juba tutvustusosa on kõik. Jah, lühidalt öeldes hull naine. Ma ei tea, kus ta selle aja võtab. Et jah. Rääkides nüüd Santa Monica monitooringust, nagu öeldud, aeg peksab meile kogu aeg selga. Siis Santa Monica monitooringu lisaks sellele, et NOC-is on väga-väga tähtis komponent kogu siis meie igapäevatöös. Tema suuremad eesmärgid, mis ma tahaks välja tuua, mis võiks olla iga monitooringusüsteemi või monitooringu tavade põhimõtted, on kindlasti nähtavus. Ehk siis, ma ütlen nii palju vabandust vahele ka, et presentatsioon on inglise keeles, et samu neid värdsõnu nii-öelda vältida ja kuna seda presentatsiooni ma soovin ka kasutada mujal kui Eestis, siis väga teeme need suhted inglise keeles. Vabandan ette, et kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis ma võin siit aidata tekkida. Ühesõnaga, monitooringu eesmärkidena ja nähtavus kindlasti väga tähtis on üldse saada ülevaadet, mis toimub firmas, mis toimub äris, mis toimub äritehingutega. Et kui meil ei ole monitooringut, siis me lähme
suhteliselt pimedas oma äride ja oma äri kriitiliste komponentide nii-öelda staatustega ja kui meil ei oleks nähtavust, me võime nii-öelda olla küll suhteliselt lillelaps ja riskivaba, aga kui me ei teadvusta neid riske, siis me võime ühes hetkel olla oma äris või IT-halduses või kus iganes üpris halvas olukorras. Teine kindlasti suur tegevus, mis monitooring teeb, on igasuguste probleemide just varajane tuvastamine. Et see probleem nii-öelda ei läheks suureks ja kulukaks, on seda hästi oluline varajalt tuvastada ja sellega nii-öelda siis õigeaegselt tegeleda. Et sealhulgas loomulikult probleemide käsitlus, ehk see nii-öelda kogu see incident ja problem management, mis on võib-olla IT-list tuttav kellelegi. Seal on ka väga oluline loomulikult seal taustal veel määratleda seda probleemi tõsidust ja kriitilisust ja nii-öelda impacti ehk seda mõju. Et tegelikult meie monitooringusüsteem on ka võtnud sellised asjad arvesse, ehk kui meil mingi sündmus juhtub, siis me prioritiseerime selle juba monitooringusüsteemis ja avame selle nii-öelda pileti või siis selle töökäsu juba õige prioriteediga siis kohe meie piletisüsteemis. Et ka juba siin annab monitooring nii-öelda selle vaikse ja tubli lisatöötajana meile päris hea suunise meie edasiseks tegevuseks. Veaotsing, et kindlasti ka väga abiväärt ja hea lisafunktsioon, mida monitooring pakub, et kui juba see probleem on peal, siis monitooring aitab leida üles seda probleemi palju hõlpsamalt, kui lihtsalt teada, et nüüd on probleem ja kõik jooksid ringi ja otsivad lahendusi erinevatest kohtadest või käivad kolleegidest, kuule, sa tead, kus probleem on. Et palju lihtsam on minna monitooringusüsteemi, vaadata juba komponentide tasemel, mis selle nii-öelda probleemiga seotud on. Et milline komponent siis selle probleemi tegelikult tekitas, et hakata seda nii-öelda juurpõhjust sealt siis välja otsima. Ja analüütika kindlasti, et monitooring aitab ka planeerida siis nii-öelda kapasiteete capacity planningus, ehk sa vaatad näiteks väga elulise näitega, et millal sul hakkab näiteks mõni litsents vaikselt otsa saama või äkki see seade on juba päris kaua üleval on, et business risk juba kasvab, et üks hetk ta võib sealt nagu viltu minna. Et analüütika on väga-väga oluline ja hea komponent, mida võib-olla inimesed ei mõtle monitooringu peale alati, et sealt saaks nagu sellised lahedat analüütikast välja, mis on päris kasulik firmas. Ja võib-olla siis monitooringusüsteemist Kadri äkki räägib natukene lähemalt siis meie lahendusest, mida me kasutame. Meie siis kasutame SMN-is Centroni nimelist platvormi, mis on arendatud Prantsusmaal. Oleme olnud nendega väga pikaajalises arenduspartnerlussuhtes ja pidevalt otsime võimalusi nendega koostööd teha veel ja veel. Samuti kõik need skriptid, mida me kasutame oma monitooringusüsteemis, mida me nimetame siis pluginateks, ka nende arenduses anname me oma panuse, kui näiteks meie enda inseneridelt, keda meil on väga palju, tuleb ideid, mida võiks monitoorida ja kui Centronil endal ei ole seda teadmist, kuidas seda teha, siis me aitame neid, samuti aitavad nemad jälle meid tagasi, et kuidas veel paremaks mõnda asja saada. Ja miks me oleme Centroni valinud, on sellepärast, et nad on väga paindlikud. Nad on igal hetkel valmis meid aitama, nad kuulavad meie nii-öelda ideid ja soovitusi ning tänu sellele oleme me nii-öelda ka omale kindlasti kliente juurde võitnud sellised neid erinevaid komponente, mida teised monitooringusüsteemid ei võimalda monitoorida, seda Centron võimaldab. Ja samamoodi me ei ole ise nii-öelda mingi koodimaja, me ei kirjuta omi koode veel, äkki see on trend, eks ole, igas IT-ettevõttes, aga meil on hästi palju teadmist just sellest võrgu poole pealt, meil on maja täis väga palju sertifitseeritud insenere, väga kõrgel tasemel ja meie saame võtta oma teadmised, teha nendest konkreetselt võrguseadmetele ja võrgulahendustele ja miks mitte ka data centeri ja nii edasi lahendustele. Need konkreetsed küsimused, need KPI, need Key Performance Indicatorid, mis meie meelest tagavad, et see komponent töötab. Ja me oleme võtnud selle teadmise ja sealtpoolt tuleb see monitooringu teadmine, kuidas seda nii-öelda väga efektiivselt siis käsurjalt teha ja me oleme pandud kokku ja saanud siis nii-öelda enda sellised parimad tavad, best practice'id, kuidas monitoorida midagi ja oleme teinud siis seda viimased 7-8 aastat. Et me oleme päris rahul oma tulemusega selle poolest. Ja
seda presentatsiooni valmistades või ette valmistades, siis millest me rääkima hakkama, siis ma mõtlesingi just tuua esile, et kuna meil on nii hea ja toimiv monitooring, siis miks ta on hea ja toimiv. Et see on selline süsteem, mille abil me suudame tõesti läbi kõikide nende võrgukihtide, et kellel on tuttav siis OSI 7-leerine, 7-kihine võrgumudel, et ma mõtlesin, et äkki see on niisugune hea viis, kuidas seda esile tuua. Et me suudame kõiki läbi nende kõikide kihtide alt üles ja ka ülevalt alla monitoorida siis funktsioone nendes kihtides tagamaks selle äpi, et siis selle kasutatava teenuse või lahenduse või siis tõesti aplikatsiooni toimimust. Ja siin just miks on meie see lahendus, ma arvan, ise usun, väga hea võrreldes erinevate muude monitooringu lahendustega või isegi võib-olla tootjate tööriistadega, on see, et ta on kindlasti hästi avatud, hästi paindlik. Ja kui me näiteks läheme ainult monitoorima mingit äpi tasemel ja ehitame oma monitooringu niimoodi, et me vaatame seda äppi, siis see on väga hea, see on tõesti väga hea lahendus juba. Et me saame teada, kas äpp töötab või ei tööta, aga samas, kui seal all mingi komponente läheb ja mõnikord on seal dubleeritud või isegi mis iganes suuremal hulgal tagatud siis toimivad, me tegelikult ei teadvusta endale neid komponendi riske seal samas. Ja ühtegi, kui see äpp töötab, siis, aga miks ta katki läks, oota, mis valesti läks ja nii edasi. Et sul on vaja ikkagist kogu seda platvormi monitoorida. Ja teise näitena, mis on tänapäeval võib-olla veel niisugune üpris tavaline, on see, et monitooritakse ainult komponente ja ei mõelda seda äppi seal peal. Et okei, see komponent võib ju olla fine, aga kui sealt äpist mingit infot tegelikult ei tule, mis sulle kasutuskõlblik on või ta ei ole piisavalt kiire ja nii edasi, siis on see jällegist suhteliselt mõttetu. Et seetõttu on väga oluline monitoorida kõiki neid kihte. Ja nüüd ma mõtlesin, kuidas seda esitada, seda kihtide võib-olla niisugust natukene niisuguses mõistlikumas formaadis, sest et seal on hästi palju sarnaseid funktsioone. Siis füüsilises kihis kindlasti ma mõtlesin, et seal on monitooringus niisugused informatsioonipõhised parimad praktikad. Hosti tasemes, keskmises, on siis haldustaseme praktikad ja ülevalpool siis selles hosti viimases kihis on siis tõesti juba teenuse või aplikatsiooni taseme niisugune analüütika või business intelligence, mis me sealt saame. Ja minnes nüüd seda tehnilist juttu kiiremini edasi, siis kui me vaatamegi seda füüsilist taset, ehk siis meedia taset, siis alumises kihis me just vaatame, et komponendid ja need ühendused oleks okei. Et siin on põhiasi kindlaks teha endal, et bitt liiguks. Ja võib-olla ka siuksed nagu muud ühendusasjad, aga Kadri, äkki tood mõned näited, et minna konkreetsemaks? Jah, näiteks siis physical layeri puhul on best practice monitoorida näiteks portide ja linkide staatuseid, kas nad on üleval, kas nad on maas, samuti me suudame monitooringuga ära tuvastada selle, kas port on tahtlikult kinni pandud, ehk siis on administratively down või mitte. Samuti selle füüsilise layeri tšekkimiseks saame kontrollida näiteks pingi, mis on pingi aeg, kas on packet lossi, et seda me suudame väga kergelt monitoorida ja kes on kursis sellise protokolliga nagu SNMP, siis see on muidugi natuke kõrgemas layeris, aga lihtsalt selle füüsilise layeri puhul on see, et pingida saab kõiki seadmeid, millel on vähemalt IP-aadress või siis DNS olemas. Et seal ei ole vaja lisakomponente. Ja samuti füüsilise layeri alla kindlasti seadmete oma füüsilised komponendid, näiteks CPU-d, siis power supply ja nii edasi, fännid ja samamoodi. Ja siin ei ole ka vähetähtis võrgu alumine routingu kiht, et mida siis ka tasub kindlasti vaadata, et see bitt hakkaks nagu minema õiges suunas. Ehk siis erinevad näitena võib-olla PGP tabelite suurused, et kui jälle mingi suur ISP teeb ja tabelina on järsku nagu 65 miljonit rida ja kõik ruuterid maailmas paned selle peale kõrvad peale, siis seda tasub jälgida teatud tasemetel, kui see on teie äris mõistlik ja te olete sellises riskis.
aga muidu teevad head ISP-d, kes on nüüd meie omanikud, selle teie eest loomulikult ära, et tavaliselt seda ei pea teie nagu vaatama. Oleneb muidugi, kellel mis. Edasi siis host'i tase, et siis keskmises kihis on kindlasti oluline aru saada, et see, mida siin räägitakse, siin sessioonides ja transpordis, et me räägiks sama keelt. Et kui üks tuleb seal hiina keelega, teine läheb inglise keelega, no siis need application'id või need seadmed omavahel kui räägitud ei saa. Et väga-väga oluline on aru saada just see, et kas see viis, millega kommunikeeritakse, on õige. Ja võib-olla, ma ei tea, elulisi näiteid, mida me teeme täna selles tasemes. Jah, näiteks ühe näitena võib tuua on veebilehtede üldse aplikatsioonide monitoorimine, näiteks HTTPS või HTTP lehtede monitoorimine siis. Et kui selle lehe liiga aeglane avamine võtab liiga kaua aega, siis ei saa klient seda kasutada, sest ta ootab ja need veebilehed ei avane, aga samas meie saame juba ammu selle kohta alerdi, et mingi asi on aeglane ja me saame juba klienti varakult teavitada, et vot teil on näiteks serveri tasemel, veebiserveri tasemel siis näiteks mõni viga. Samuti siia näitesse võib lisada ka näiteks access pointide või SSL VPN-i kasutajate arvu. Palju on connectitud kliente ja kui näiteks mõni access point on ülekoormatud, et liiga palju on kliente küljes, siis samamoodi me saame alerdi selle kohta, me saame klienti teavitada, et vot, teil on access pointid ülekoormatud, te võiksite neid oma võrku juurde lisada. See on juba ka süke kiht, mis annab hästi palju sisendid sellele analüütikale, et seesama sessioonide määr, palju see näiteks see tulemüür või switch või mingisugune muu seade, et paljud üldse ei jaksa neid toredaid küsimusi ja päringuid üle hoida ja sealt tuleb see, kus rahakott hakkab kerginema, tuleb suurem kast võtta, rohkem sessioonisi läbi mahuks, aga ilma, et me seda teeks ja jätaksime selle täitsa hoomamata selle sessioonide näiteks määra, siis me võime olla väga kiiresti sellises hetkes, et helpdeskist tuleb jätkuvalt teave, et kõik on aeglane või vahepeal ei tule leht ette või. Ja siis, eks ole, esimene asi tavaliselt süüditakse ka kasvõrku või seda kuradi IT-meest, kes selle programmi tegi, et kehvasti tehtud. Aga reaalses elus võib olla see, et see torus lihtsalt ei lähe läbi piisavalt. Et seetõttu on ka see kiht üli oluline monitooringus. Ning see kõige ägedam koht, see kus nagu reaalselt manti saab, et siis application tase, mille jaoks need kihid siin üldse on, et kõik toetavad seda application taset, kui me seda siin mõtleme. Seal on väga oluline kindlaks teha, et sellest application üldse, et sealt midagi tuleks, et see oleks üldse kasutatav. Et seal oleks seda infot, mida see kasutaja ootab, et ta saaks seda õigel kujul. Ja monitooringu praktikate mõttes on ka siin väga oluline jälgida näiteks andmete üldist saadavust. Et kas andmed tulevad sealt välja, andmete kontroll, et kas see andmed, mida ma sealt saan, on tegelikult õiged. Või on seal see Easy või Apache see, et hello, welcome to your new web page. Et ka seda oleks mõistlik monitoorida, et kas see leht on nagu näiteks konkreetselt veebi näitel on nagu õige. Või et seal, kui sa koplutad, ma ei tea, mingi Erbi kliendiga Erbi boardi peale, et see ei ole hoopis mingi muu asi. Et kelle pihta sa lähed. Ja et see kiirus, mis sealt siis tuleb, ehk siis see responsiveness, et see annab siis ka edasise inputi jällegi sinna analüütikale, et kas see andmed tulevad seal õigel hetkel ja õiget moodi, ehk see ongi siis see availability ja usability, millest räägitakse inglise keeles päris palju, et see kõik moodustab selle kasutaja mugavuse ja selle funktsionaalsuse. Ilma selleta on päris halb. Nüüd kasutajad ilmselt ei ole rahul. Aga Kadri too näited, me selles kihis loomulikult teeme väga palju erinevaid asju. Jah, ühe näitena võib tuua uuesti selle veebilehe tšekkimise, nagu oli eelmises näites. Aga kui eelmises näites oli see, et kas leht avaneb või mitte, siis see leht võib avaneda küll ruttu, aga kui sealt ei tule contenti, et siis me ei näe mitte midagi peale valge lehe, siis on samamoodi halb. Näiteks panga puhul. Ma arvan, et pank saab väga ruttu väga palju teateid, et pank ei avane, aga monitooring peaks suutma selle väga ruttu enne avastada, et midagi on valesti, et leht töötab, aga contenti sinna ei teki. Ja see on olnud meil ka konkreetne näide ühe kliendi puhul. Samuti on näiteks väga oluline selles layeris NTP, ehk siis, et aeg oleks seadmetes õige, sest muidu on väga raske
troubleshoot ida probleeme, sest kui meie logid näitavad, et aasta on näiteks 1985 ja 4. oktoober, siis hakkate sealt arvutama, et mis see õige logide päev ja kuupäev on, siis see teeb väga pikaks selle protsessi, et leida õige kellaaegu mingi probleemi alguse ajaks. Ja lausa isegi turvaaldent ei toimi, et kui raadiosesse tuleb päring, et telet kasutajad soovib ühenduda ja aasta on 97 mai, et siis ma olen see raadios ütleb, kuule ta, ei. Jah, väga hea, lähme just edasi vaatama. Ja mida me kõigi selle toreda andmetega teeme, siis mida me sealt korjame, et tore on ju neid korjata, aga neist peaks ka kasu olema. Et tänu tõesti selle alt üles monitooringule, selle business loogika, mis me sealt saame ja selle toredale monitooringssüsteemile. Me oleme suutelised ehitama ka selliseid mitte nii tehnilisi ja väga selliseid häid ülevaadet omavaid dashboardi või selliseid võib nimetada. Ma ei tea, mis eestikeelne väärtsõna selleks võiks olla. Infotablöö või midagi sellist. Ja siin on siis näitenagi toodud, et 3 erinevat näiteks kaarti. Ja siin esimene on siis weather map style, ma ei oska seda eestikeelset väärtsõna tuua, ilmakaardi logo tüüpi asi. Siis on siin üks võib-olla turu peal tuntud müügi edendav parimad praktikad. Santa Monica kasutab ka. Ja siis näiteks meie oma teenusekaart, et kui meilt klient ostab hallatud teenuseid, ta saab defaultina ehk siis tavalisena sükse kaardi, et jah, su hallatud teenused on siin väikselises olukorras, mis tähendab meie puhul head. Sükene pisut pilves, mitte veel päris ilma. On siis niimoodi, et midagi võib seal olla komponentides. Et kas risk on kõrgem, et see application hakkab minema, või on seal litsentsid hakkab täis minema, või mis iganes komponendid või mõõdikud me oleme sinna alla defineerinud. Ning siis on päris sükene halb ilm, päris ilma juba, et see tähendab seda, et see application ei ole kasutuskõlblik. Et see on lihtsalt näide, mida me suudame teha selle sama analüütikaga. Ja selle sama analüütika need dashboardid ja üldse see info on siis ka võimalik kuvada sellises formaadis, et sa saad teha drill down. Ma ei oska öelda eesti keeles öelda, ma ei soome keeles öelda, poraudu. Siis sinna andmete sisse ja vaadata siis juba komponentide tasemel, mis seal võib olla nagu halvasti. Aga ma ei tea, me oleme igast mäppe veel teinud. Ja, näiteks ühele kliendile sai joonistatud õlianalüsaatorite mäpp. Kuna õlianalüsaatorid on samamoodi seadmed, millel on olemas IP-aadress, siis me saime need kõik lisada monitooringusse, teha ilusti mäppi neile ja see mäpp on kuvatud meil tehniku osakonnas, kus siis tehnikud kogu aeg näevad, et mis seisus mingi õlianalüsaator on. Õlianalüsaator mingi pump vist, aga ma ei tea, me teeme nagu neid võrgu asju, aga siis võib-olla kunagi oskame neid ka. See on mingid surveid on vaja seda vaadata. Et ühesõnaga, kui surve on halb, siis on midagi halvasti seal tehast neid. Ma ei tea, me monitoorin seda pumpa seal. Ja, samuti oleme teinud ühele kliendile tõkkepuude kohta mäppi, ehk siis kas tõkkepuu on avatud või on kinni. Et see on samamoodi üks võimalus, mida saab monitoorida. Siis hiljem on pilt ka selle kohta, et me oleme suhteliselt ka monitoorima veepanet ning ka access pointide kohta tuleb hea näide, kus me saan natuke juurde rääkida. Ja neid samu drill down ma ei osanud seda eesti keelde tõlkida, et võib-olla siin kõigile nüüd see lõpetuse ülesanded, et mis see drill down eesti keeles on. Valikulised näited. Valikulised näited. Joh, ei tii. Mõtle selle peale. Noh, jääme selle mõtte peale, kuniks tuleb parem. Et siin on üks ka näide siis konkreetselt siis ühest vaatest, see on siis live vaade, siin on need live komponendid, siin siis on värvikood, punane, roheline ja kollane, et kollane on selline shady, natuke riskis. Et siin on näiteks ühe äritehingust tehtud täielik kaart, kus siis lõpus on meil äpp, see põhiäpp, mida me soovime, on siis veebilett, siin on siis 2 KPI-dest põhimõõdikud, mida me mõõdame, et teha kindlaks, et veebisait on üleval, ehk siis mõõdame seda front-endi või see Apache V server siis ja siin on siis ka load balancer ehk mingi F5 või Google või midagi,
mis kuvab seda lehte ja haldab neid sessioone ja turvab seda lehte. Et need on mõeldud kui kriitilised komponendid, et see leht oleks üleval. Siin nii-öelda ülemises kihis me monitoorime neid ja minnes järjest nii-öelda siia sisse, siis veebileht saab oma info, eks ole, kataloogist, kataloog istub mingis andmebaasis. Me vaatame, et see andmebaas oleks lahe, ja SQL päring jooksib kiiresti. Küsime sealt erinevate nii-öelda muude trikkidega, mis meil on, siis ka kõvaketta täituvust ja muude asjad, et me saaks kindlaks teha, et see komponent, mis see veebilehe taga on, ilusasti toimiks. Helpdesk on kindlasti selle veebil vajalik, sest et see on lõppkasutaja veebipood näiteks ja Helpdeski enda jupid peavad töötama, eks ole. Muidu nad ei saa case'i luua ja anda klientidele tagasisidet. Väga raske on neil tööd teha ilma töövahenditeta. Ja nii edasi, et kogu nii-öelda see business transaction, mis on praegu tulevate aastate kõige kuumem asi monitooringus. Business transaction. Ehk kui IT hakkab rääkima juba sellises keeles oma ärile, see on võitlev kombinatsioon. Kui lihtsalt ümiseda, et mul on 200 serverit vaja, siis äri vasti ei tee enam neiga koostööd. Ostab seda pillest. Aga see on see, mida IT tahab. Või, business tahab tulevikus. Kas IT tahab seda anda, see on teine asi. Aga näiteks see on siis access pointide map. Me oleme mitmele kliendile teinud selliselt, et esimene nii-öelda map, mida nad näevad monitooringus, on nende kontorihoone üldse. Ja sealt alates siis on ära märgitud iga korrus. Kui nad klikivad nii-öelda korruse märgi peale, siis sealt saab nii-öelda järjest minna, nagu ongi, et drill down ja lõpuks nad jõuavad siis sellise näiteni. Ütleme, et näiteks, et see on 0 korrus ja siit on näha täpselt ära, millise lauale juures on milline access point. Mida see meile annab, on see, et kui mõni access point kukub maha, me helistame kliendile, ütleme, et vot, selle laua juures, seal maja nurgas on teil üks access point maas, palun minge näiteks tehke talle reboot. Meil on kliente, kellel on väga suured laohooned, kus on kümneid, kui mitte sadu access pointe. Ja kui neile öelda, et palun tehke reboot access pointile number 4, siis neil on suur hämming. Kui me saate kaugelt. Jah, just. Ja seetõttu on sellised kaardid väga head. On kliente, kellele me saadame lihtsalt screenshoti sellest kaardist, et vot, te ise teate oma seda mappi, kuidas teil korrused on, et vot, see asi on punane ja minge vaadake ta üle. Ja seda lahendust kasutavad meil päris paljud kliendid. Troubleshooti jaoks ka, et kuskil mingi on leviprobleem või me näeme, et seal tegemist on laoga või midagi, et troubleshooti mõttes samamoodi, ehk siis vea otsingul aitab see väga hästi kaasa. Ja võib-olla siis, ma ei tea, virtualiseerimiskihi sükene näide ja võib-olla natuke rohkem inseneri poolelt, et see on näiteks mingi VMware? Jah, see on konkreetselt toodud siis meie oma läbi, vana läbi siis VMware check, kus on näha, kuidas erinevatel seadmetel on VMware tools, kas not up to date võib-olla üldse. Ja seda on kõik võimalik meie monitooringuga tuvastada, et mis seadmed on, mis viga. Samuti siit keskelt võib näha siis graafilist varianti meie graafikutest, ehk siis siin konkreetselt on ära toodud palju on TCP connection'id ühest seadmest teise. Ja seal on samamoodi, et kuna neid komponente, mis selle ühe skriptiga kontrollitakse, on mitmeid, nagu ka siin on näha, et kas connection on closed või connection on close wait, siis need suudab ka meie monitooring kõik välja tuua. Ja neid saab erinevaid filtreid kasutades otsida välja täpselt kellaajad, et näha, mis hetkel oli mis kasutajate arv või connectionite arv või mis hetkel oli packet loss, et see on kõik võimalik. Ja kuna aeg on ilusasti tiksunud õigesse suunda, meil on vist 55 mis teeb meil, siis ma tahaks esmalt tänada. Aitäh kõigile. Ja kindlasti tahaks anda sükse väljakutse, et andke meile see väljakutse palun. Et me tuleme ja monitoorime teie siis äriloogikaid ja aitame monitooringu alastes teemades, et kas süsteemi üles panna või teha midagi meie jagatud platvormiga või midagi koos meie teenusega. Aga andke meile väljakutse, et meil on väga lahe monitooringu süsteem. Me oleme seda piisavalt kaua teinud ja oskused ja tahe on kõrge. Et andke meile väljakutse ja me teeme selle ära. Mul oleks üks küsimus, kui tohib.
see monitooringu süsteem, et teie monitoorite seal oma keskuses nii edasi, eks ole, te eeldate seda. Yeah. Kas klient ja kui palju klient näeb seda süsteemi? Ja, täpselt nii palju, kui me oleme kokku leppinud tavaliselt. Me oleme teinud nii, et haldusesse ehk seda monitooringu konfimist seda päris ei tule. Et see monitooringu konfimine on väga see peab olema korras. Monitooringut peab üleval hoidma ka, see on tegelikult ikka täitsa kohe päevatöö ja isegi võib-olla rohkemgi, et seda monitooringut pidevalt hoida up to date, kasutan inglise sõna veel, kui ma ei leia. Aga meil on ka erinevad profiilid, mida me siin välja toonud. Teeme tavaliselt 2 profiili. Üks on see CEO üldine vaade ja siis on see engineer vaade, kus ta läheb juba sinna rivi tasemele, vaatab neid graafikuid ja saab igast muid trikke teha. Aga see süsteem on niivõrd paindlik, et me saame access listida, ehk siis luua pääsu sükese poliitika kogu selle monitooringu süsteemi raames. Ehk seal on nupud, kas näeb dashboardi, ei näe dashboardi, mis dashboardi näeb, mis host'i, mis service'id, ehk siis millist service gruppi, host gruppi, see on keerulised terminid, aga me saame päris detailselt ära piirata seda vastavalt kasutajat. No põhimõtteliselt tähendab seda, et kui ma olen klient teile, eks ole, siis kliendil on IT olemas, eks ole, siis nemad näeksid seda sama süsteemi, nagu neil oleks oma mingi süsteemi, et samal tasemel. Just. Ja me ei tahtnud siia väga tehnilist osa tuua, aga samamoodi jah, et IT-le, helpdeskidele näiteks, me oleme teinud sellise dashboardi, need on tavaliselt pannud see kuhugi monitorisse ja seal on need teenused, e-mail, ma ei tea, ERP, mingi Hansa või midagi, seal on lihtsalt roheline või punane või kollane. Väga lihtne service map on ja kui seal on mingi mure, et siis saab juba otseselt ühendust võtta ja samamoodi, mis meil oli siin see hallatud teenuse kaart, et see on meil samamoodi, et kui meil on mingi hallatud teenus, siis see tuleb koos monitooringuga, klient saab selle raames ka monitooringusse sisse lisaks muudele tööriistadele. Ja siin on samamoodi, et kui siin on mingi punane või kollane, siis me ilmselt juba teame sellest, meil on juba pilet lahti, me juba teeme midagi. Või samamoodi kui me teeme seda monitooringut kui teenust, siis näiteks teoorias siin on midagi maas andmebaasil, eks ole. Andmebaasist tuleb meie monitooringu kaudu, kas avame piletid e-süsteemi või saadame mingi SMS-i või e-maili või midagi sükest, või trigerdame midagi. Ja sealt hakkab siis kliendi enda veehaldusprotsess, kui neil on vastavad inimesed. Või kolmas osapool, et miks mitte, me oleme Arika teistega koostööd teinud. Et oleme siin, tüüpiline asi, mida me teeme, me ka oleme monitoorinud ja monitoorime välisühendusi. Ja näiteks me ise pakume VPN teenust, aga see VPN teenus on sõltuv sellest internetiühendusest. Ja siis me juba kliendiga küsime, et hei, kas te võiks äkki jagada meile neid oma ISP ehk siis selle teenusepakkuja kontakte ja andke need lepingu numbrid ja asjad, ja me küsime volitust, et me võiks olla kliendi nimel selle ISP-ga ühenduses. Me paneme selle kõik oma protsessi kirja ilusasti ja kui see internetiliin on seal konkreetselt maas ja VPN on maas, siis me saame ise juba proaktiivselt teha selle case'i lahti, et hei, meil on siin taga see VPN-i kast, et tundub, et interneti probleem. Ma usun, et me oleme ise palju pädevamad andmaks seda otse võrgualast infot, et selline juhtum, et nüüd oleks vaja midagi teha. Et sellised näited jah. Lisaks jah, sellele nähtavuse paindlikkusele on ka erinevad paketid ja muud kontaktipunktid, mida me suudame. Kui võib, siis ma küsin veel ühe küsimuse. Et kas teil on ka mingisuguse vastunäidustusi või mingid süsteeme, mida te ei saa monitoorida, ma juba mõtlen nagu rakenduse või serveri tasemel? Jaa, see on väga hea küsimus. Et loomulikult me ei saa piiratud rakenduste sisse. Me võime üritada neid parimal viisil igasugused kontaktipunktid, ehk meie põhimõtteliselt monitooring on paljuski ühelt poolt nagu see kliendi simulatsioon. Et kui klient tuleb, ma toon võib-olla Hansa Worldi näite. Hansa Worldit ehk siis Erk Tarkvara, raamatuses Tarkvara, tal on sükene klient, mõni nimetab seda paksus kliendiks, kui värkkeelik kasutada jälle. Ja seesama Hansa klientarvutist ühendub näiteks Hansa serverisse porti 999 ja annab sinna teatud määral andmeid. Et seda me suudame teha, me suudame monitooringuga teha pordi 999 lahti ja sinna teha mingid kopp ja siis ta vastab meile ja me mõõdame, kui kiiresti see vastus tuli. Ja sellega me eeldame, et see toimis. Aga näiteks, kui Hansa klient või kasutaja läheb Hansa sisse, avab näiteks müügiraporti ja see müügiraport tuleb sealt üpris aeglaselt välja, siis seda me ei suuda monitoorida ja ilmselt me ei suuda sellega väga palju midagi teha parasjagu, sest lihtsalt get pood Hansa, eks ole.
et sellised on küll kindlasti piirangud ja vastunäidustused, et me ei saa nagu alati application'i sisse minna. Aga näiteks teine näide on see, et üks teatud application, siis programm, veebileht konkreetselt, oli arendatud ühe N-tähelise firma poolt Eestis. Ja me saime selle N-tähelise firma käest ka juhendid, kuidas seda võiks monitoorida. Ehk nad andsid meile kasutajanimed, paroolid, konkreetselt need URId ehk siis selle pika URL-i, koos oma nende lõpuviidetega. Ja me läksime konkreetselt mingile URI-le, tegime mingi sõnakäsu, küsisime, kui kiiresti see sõna tagasi tuli. Ja oligi nagu nii-öelda äriloogika monitooritud. Kui see vastas küsimusele. No peaaegu, aga noh, ma saan aru, et kõikidel nagu siis võib juhtuda, et ei ole toetusi. Üldiselt jaa, toetust ei ole nagu out of the box praktiliselt millelgi. Et meil on mingi standard nii-öelda enda parimad tavad, mille me oleme välja töötanud. Me oleme väga nii-öelda osavad ja kiired võrguseadmete ja muude asjade monitooringust. Kui me oleme nüüd application tasemele, siis me hakkame tegema natukene käsitööd. Aga see on mõistlik alguses ära teha, et hiljem nii-öelda olla kindel, et meil on õiged asjad ja õige tegevus. Hästi palju monitooringusüsteeme on ka ja erinevaid haldussüsteeme on olemas nii-öelda discovery mode'iga. Ehk siis lähed, paned ta võrku ja siis ta avastab midagi ja ta arvab, et see on okei, siis ta paneb selle sinna sisse. Aga minu praktikas see ei toimi kunagi. Tootjatel on nii erinevad versioonid, Apache, PHP, Node.js, mis iganes, nad kogu aeg arenevad ja need autodiscovery'd. No jah, muidu on nagu hea tööriist, aga meil tuleb tugi poole aasta pärast. Okei, et seetõttu me oleme läinud nagu seda teed, et me kasutame aktiivset monitooringut. Et teised asjad ma kutsun neid passiivset monitooringut, kus sa lihtsalt paned midagi võrku või võtad logi või siis upud selle logi alla. Et me kasutame nagu aktiivset monitooringut, me määratleme ära, kuidas olukord olema peab ja siis me monitoorime, et see nii oleks. Minu jaoks on see mõistlik. Me oleme olnud siiamaani, ma arvan, edukad meie selles tegevuses. Ja kui midagi jääb märkamata, loomulikult saab teha korrektiive. Et see teistkord enam märkamata jääks. Et ta on reaktiivne, see tegevus. Jah, kas on veel mõningaid küsimusi, ettepanekuid? Isegi lõuna ei tahagi. No okei. Selge, aitäh.